võtad meid selle ringi pealt maha siis. Juba ongi üle poole distantsist läbitud. See kurv, mis silla pealt paistab, seal ongi 550 meetrit. Algab kõige suurem mäkketõus. Näeme, et esimesed on siit singli pealt juba minemas. See kirk-tori või? Rohelisega. See oli kirk. Tori. Äkki pakume. Tema on selline. Aga nüüd hoiame selle raja vabaks. Silla pealt eriti, kui lõpetame, siis vanemad ei jää siia seisma, kiiresti tuleb kohe seltskond peale. Ja siis vaata, singli peal juba möödumine raskem. Ja liidril on hetkel nüüd veel natukene peale 100 meetrit. Peale 100 meetri veel tulla. Posti juures on 900, sealt on 150. Ei, 200 on seal. 200 natuke sealt tulla veel. Ja kui samal ajal siis suurem mass alles alustab seda tõusu ja kõige tihedam punt on alles siia singli peale minemas. Et siin ongi põnev teada, kas see singel peab selle koormusele vastu, on see läbilaskevõime nii suur. Ja 150 meetrit tulla Dirgil. Nii, ja Noormees on siit silla laskumisel üks väike küngas veel ja ongi kohal. Ja nii kiiresti see käiski. 4 minutit ja Noormees kohal. Ära Eesti. Ei jää. Kuulda tugevat hingeldamist, sest rada oli raske 1 kilomeetri peal 4 tugevat tõusu teha. See on harukordne rada. Selliseid võistlusi väga tihti ei kohta. Aga kui olete lõpetanud, korraks tõmmake hinge ja pange pika varukaga stressitõus või särk peale. Ja siis läheb meil natukene aega, kui mehed ka ära jooksevad, siis teeme veel väikse pausi. Nii kaua saate veel teed nautida ja muidetada. Ja seejärel võtame hooaja kokku, võtame kevadise hooaja kokku.
aga vaatame ka, kes siia siis kohale, mis järjekorras tuldi. Dirk-Hendrik Tori, Emel Fruu, Martin Samm, Gert Leibenau, Marko Sandu, Anna-Helena Jauk, Reego Markus Velvak, Liise Kõrgestan, Robert Köster, Kristjan Kivinuk, Kirtel Säär, Ketter Kütt, Sandra Jürgenmann, Oskar Raud, Leit Rauder, Pätrik Kuvi, Karolin Saar, Säär, Uku Udrin, Melben Turva, Arabella Raie, Anna-Bel Pats, Armin Kaumann, Margit Sammune, Emilia Prinsmann, Roden Sütlep, Johanna Kukk, Triinu Vanajärv, Kaia Kuulser, Alex Valner, juba esimesed 30. Kõik on hästi. Tahad istuda? Isabel ikka soovib mängida selge. Oota, joon nüüd kõik korraks. Kehal on vedeliku puudus. Siin ei ole. Oota, lähme võtame numbri ära nüüd rohkem. Ja kui on siin vaba hetk, olete linge tõmmanud, siis kontrollige üle ka, teie tulemus on kirjas. Seda saate vaadata sealt, kus te registreerisite. Tulemuste nupp kõrval keelsite, maja peal ekraani. Tule edasi. Miks sa ei jookse? Sõnu peab saama heas vormis. Tubli oled! Riida! Tule väga hästi. Tubli! Väga tore sõber oled! Tubli oled! Tubli sõber! Anna isile! Anna isile! Tubli! Ja nüüd on suur osa kindlasti ka kohal ja ongi põnev hetk vaadata toontabelisse. Naised Anna-Bel Valts, Kert Tuulis, Piksaar, Karmel Jama. Karmel täna ei jooksnud, aga temast tagapool olijad ka ei jooksnud. Seega Karmel oli täna siin kõndimas ja saab kolmandat kohta tulla pärast vastu võtma. Nii vanemate naiste hulgas Sandra, Margit, Katriin. Kuigi pole veel tänast kirjaski, aga sellele vaatamata on ta juba siin kolmiku hulgas olemas. Ja neiud 11-13, Anna Ketter Ketter, Terit neljandaks seekord. Ja vahed on ka siin teisest kohast alates ikkagi imeväiksed. Ja niimoodi enam punkti. Vaatame edasi, 14-16. Vahepeal ütlen ka, et 18-20, et meeste starti maha ei mola. 10 minutit sinna ka aega. Ja 14-16, Liise, Arabella, Triinu. Edasi noormehed 11-13. Ongi siis tänane võitja Dirk-Hendrik Tori, teine Martin Sammul ja kolmas Robert Köster. Siin on vahed sellised juba tuntavad. Võtame järgmise tabeli, põhi 7-10. Gert, Gregor, Kristjan, Oskar jäi 3 punkti kaugemale. Vahed on ka, Gerdil on kõik võidud, siin ei ole vaielda midagi. Gregonid enam-vähem kõik teised kohad, Kristjanil üks teine koht ja selliselt neid kohti siin omavahel jagati. Ja lõppskoor ongi siis järjekorras Gert, Gregor, Kristjan. Aga selles grupis on ka väga tihe konkurents. Siin oli kokku osalejaid 65. Pidime punkte arvusele juurde ütlema, et anna ka järgmistele meestele
punkte, kes siia tulevad, sai vahepeal otsa. Nii palju ei ole oodatud kunagi. Poisid tuli 6. Mairon, Raiden, Kristjan. Siin on suured vahed hästi paigas. Tüdrukud 7-10. Karoliin, Ilse, Bianca. On tänased siis poodiumi külastajad varsti. Ja tüdrukud 4-6-sed. Liina, Rebecca ja Riina järjekorras. Aga nüüd jälgime jälle kella, et siis meeste startis maha ei magaks. Pead ikka tegema peale starti alati tungi. Võta juurde. Ja siis me panime numbrid ära siin kuskil. Jah. Kuidas oli? Me nägime, me tulime sealt alt ja sina veel samal sa tunnistad see. Kas te tükite jälle märgib? Meil suutsid lapsed numbrid täna vahet. Jah. Ma mõtlesin, et Ilse ei olnud aega, see oli päev. Okei, aga seda saab üks tööl. Jaa, seda teemalt pärast. Lähme paneme numbrile. Ja toome listele nüüd, sest keegi kuulda. 10 minutit pärast oli siis. Üks veel oli rajal peale meid ka veel. Neli minutit. No sain teada, mis see on.
saan nii palju öelda siis, et edega jooksin ainult mina ja 5 minutit on siis nii-öelda märk, kes saab minust ettepoole ja kui ei jõua, siis jääb minust tahapoole ja minul on põnev siis jälgida, kui palju rahvast on, kes siis jooksevad kiiremini kui 5 minutit ringi peale. Ja tempo 4.32 kilomeetrile, 4 suurt tõusu ja saate nautida. See on ka libe. Jaa, ma vaatasin, kui ma hüppasin jalgaks. Ma vaatan neid. Oi ei. Kui oleks naelikut, siis oleks saanud. Naelikutega küll. Võtavad juurde. Naelikutega nagu asfaltil. Asfaltil ei ole nii kuulda. sekundit. Ja nende terekstega ka kõige parem. Oma panuse valmis. Tervitavad püüded, käed, kellad, pasunad. Iga ja Jüri Rainer selle drooniga lendab. Kuule, pole. Ei ole jah. Loege nüüd. Kus see on? Mehed minemas siis tõmbla. Mäe osas seal on 450 meetrit. Need hakkavad lähenema nii-öelda jooksu esimesele veerandile. Kui sealt alla kurvi joostakse, siis on 550 ja see on siis veerandistantsi. Ja nüüd on tihedam grupp seal minemas. Kas see oli jälle Rauno, kes eest ära jooksis? Rauno on jälle teisest klassist. Oma pikkade jalgadega teeb pikemaid samme. Aga suur osa ongi jõudnud nüüd esimese veerandi peale siia. Enne suurt tõusu, enne suure tõusu sirget veel kurvis. Vahe on tubli 50 meetrit. Jälitava grupi ja liidri vahel. Kas siin grupitöö midagi päästab, jalgratas grupp võtab alati jooksiku kinni, jooksusse muidugi nii ei ole. Ja Rauno lahkab 700 meetrit
ette tulema, on kolmandiku peal. Kolmandik jooksu tehtud, 2,5 minutit kulunud ja Rauno läheb tõusule. Ja ma jooksin ka sellest rahast üle. Silla peal, sealt on 100 meetrit veel, esimese ringi lõpuni, aega kulunud 3,5 minutit ja jookseb minu aja üle enam kui minutiga. Kohe saame vaadata, mis masin kirja paneb. Aga edu jälitajate ees on juba märkimisväärne. Teine ring hakkab ka läbi sama, Rauno on oma edu ainult kasvatanud. Esimene ring oli Raunal 3.44, Oliveril 3.55 ja Sten Naljasel ka tundis 3.55. Aga hakkab täna lühike jooks samamoodi
ühele poole saama. Ja võtame võitjad värvilised vastu. Nii, 100 meetrit veel Raunole. Ei, Raunole juba pool. Oliveril 100 meetrit veel. Ja ongi siis esiots juba paigas. Rauno, Oliver, Sten, Risto. Veel on 3 minutit aega, kes tahab minu aega ületada. Siin ringiaegade järgi on veel terve seltskond sellist rahvast. Ragnar Puijo on 5. koht täna. Rohkem taktilised. Risto Ülem saab 8.54 kirja, Alei Tampru 8.57. Lauri 9.04, Rain 9.05. Siin jagati meeste 40 grupi esikohad praegu ära. Meil oli äraslööste kokku. 50 sekundit minu aega püüda. Siit seda rahvast veel tuleb. Margo, Peteri tuli kohe väga korralikult üle. Margo järgmisena on 9.24. Rasmus Karja 9.28. Esimese ringi järgi võiks veel olla paar tükki. Herman lööb üle äkki. Vaatame, kuidas noormees vastu peab. Palju aega neil ei ole. Valtman ja edasi Herman läheb nappi minu selja taha nüüd. Napilt tema selja taha kuulsi. Hakkavad siis, aga juba on suurem osa kohal ka. Et ega siin palju seda rahvast ei ole. Ütleme nii, et Sander ei teinud seda liitu. Järvani taga Sander ja Sander Klauen ja Priit Prinsmann. Erkovik 10.14. Ja kui mehed on lõpetanud, siis mõnel olid siin mingid eksimused, et tulge siis siia ajamõõdu laua juurde ja vaatame, kellel see number on vahetusse läinud ja kes siin teises stardis olid ekslikult. Vaatame need stardijad ka üle ja siis võiks tänase ürituse sportlikult lukku lüüa. Hermanuška! Sorry mees. Ma mõtlesin, et sa tulnud hiljem. Ma mõtlesin, hoiad, aga ei hoidnud ka. Vahepeal saab Seertuvit, Kalle Laas, Läpp Maripuu. Siin 11 minutiga, mis on ka selle maastiku kohta ikkagi väga hea tulemus. Ja veel ootame Kristjanit, Peterit ja Marko Pruusi.
ära. Matjas, halb lugu. Sa oled Helen Kruus. Ei ole. Pohku ikka ju. Aga vahetage ära siis. See ei tööta nii. Numbrit saab ära vahetada.
Kas keegi tuletab finishisse või? Ole kiire. Ei ole siin kedagi ju. Jaa! Miks Teil see on võidu, kes kõige kiire. Kuhu poole peab tegema? Sinna! Mis on sinna pool? Vasakule. Mis sealpool asub? Mis sealpool asub? Seal on mu kodusildid. Selveri sildid on seal. 3, 2, 1, läks! Nii, oluline info, kõige olulisem info võib-olla mõne jaoks. Kringlit on veel ja nautige seda, mis peremees pakub. Aga veel anname autasustamise ettevalmistamiseks aega, autastamine alati selline põhjalik ja peen kunst, kus on palju segadust tihtipeale, siis anname selle tuuri pool tundi või natukene nüüd isegi vähem, et jõutakse kõik ikkagi üle lugeda ja läbi vaadata. Ja.